Tere, olen Kristjan Kuutok, juhin Vau.com usaldusfondi, et tegelen igapäevaselt rahalise vabaduse teemadega, investeerime koos 17 partneriga raha ja olen võtnud sellise missiooni endale, et aidata seda investeerimisharidust või know-how'd natuke Eestis propageerida või inspireerida. Et ära seda videot käsitle otseselt soovitsena, vaid lihtsalt inspiratsioonina, et pea ikkagi nõu kellegi endast targemaga ennem kui investeerid ja ära pöördu meile mingi kahjunõudega palun, et see video on lihtsalt inspiratsiooni mõtteks ja esitab minu subjektiivseid mõtteid. See on nüüd teine video 10-osalisest sarjast, mille pealkiri on kuhu investeerida. Ja et kui inimesed selle investeerimisega alustavad, siis ütleme, üks kõige olulisemaid asju on siis, et okei, ma nüüd investeeriks, aga kuhu ja päris raske on sellest virvarrist nagu saada nagu läbi, et päris palju on selliseid spekulatiivseid asju nagu näiteks krüptovaluuta või mingisugused väikeettevõtte osalused, et mis võib-olla klassikalises mõttes võib-olla ei ole isegi nii väga investeering ja pigem nagu selline kõrval selline väike spekulatsioon, aga pannakse kõik nagu ühte patta. Mis mind fondis hetkel kõige rohkem häirib, kui ma inimestega suhtlen, kelle ma tajun ära, et neil ei ole suurt investeerimiskogemust, siis ma tajun ära nagu sellise, seda on teised ka rääkinud, ma olen märganud, mitte ainult mina, et tajun ära nagu sellise hoiaku, et okei, kas investeerin või investeeri üldse. Ja siis seal on nagu kaks aspekti, et kui investeerin, siis investeerin krüptosse ja ühisrahastusse ja kui investeeri, siis ma ei investeeri üldse, et nagu vahepeals variante ei ole. Et keegi pangaökonomist või keegi ütles ka samamoodi, või oli see fondijuht pangas, et õigesti, et selles mõttes, et nagu tasuks nagu need vahepealsed etapid ikka võtta ennem ette, mitte nagu see on umbes sama, et kas ma ostan auto, ostan mingi Porsche GT3 RS 4911 või siis ma ei osta üldse autot, et kumba ma nüüd teen, et sa võiks alguses osta võib-olla 1000 euros auto, võib-olla tuleb väike pleki mõlkimine sinna, et natuke üldse proovida, mis see auto on võib-olla, kui sa oled neist 18-aastane. Et nüüd, kuhu seda investeerides minu arust on nagu ainult kaks sellist väga peamist kohta, kuhu seda panna. Esimesed on aktsiad ja teine on kinnisvara ja kõik ülejäänud on mingis mõttes läheb juba nagu kahtlasemaks, et siia juurde võib veel panna, et sa investeerid laenudesse, võib-olla mingitesse ka väikefirmadesse, kui sa oled selles väga kindel, aga see kõik on väga keerulisem teema, et ütleme väga basic, sinu esimene selline eesmärk peaks olema, et su põhiosa on garanteeritud säilimine, et selle jaoks tunduvad mulle aktsiad ja kinnisvara ja paljude teiste jaoks ka maailmas tunduvad nagu kõige loogilisem. Ütleme, inimesed ei saa päris täpselt aru, mis asjad üldse aktsiad on ja siis nad arvavad nagu aktsiad oleks mingi müstiline, mingisugune skeem või mingisugune turumanipulatsioon, kus sa paned raha sisse, siis see mingi õnneratas keerleb ja äkki jääb sinu sektorisse, saad siis nagu osa raha tagasi kuidagi juurde, aga tegelikult aktsia on tegelikult firma osak ja väike osa firmast ja kui sul on firma nagu näiteks Coca-Cola USA-s, ta müüb Coca-Colat, sa teed sinna oma investeeringu, sa omad nüüd 0,00 mingi protsent selle ettevõtte osalusi, siis aktsiakapitalis siis kui Coca-Cola laieneb uutele turgudele ja müüb neid pudelikesi, mida ta müüb ja müüb neid natukene rohkem või näiteks on inflatsioon, ta saab küsida nüüd näiteks $70 sendi asemel näiteks $75 senti, see tõstab firma nagu müügitulusid, revenue'd ja see raha tuleb ka sinu väikse ühe aktsia kohta natukene rohkem ja see ongi kogu nagu point, et sa omad seda firmat ja kui see firma laieneb ja kui see suureneb, siis sa saad rohkem, sinu aktsia on rohkem väärt, see firma on rohkem väärt ja sinu osa on rohkem väärt. Ja siin oleks tark mõelda nagu sellest, et vahet ei ole, kui suur see osa on, kas sa omad 20% Coca-Colast või 0,002%, et sa peaksid ennast mõtlema kui omanikust ja kui sa tahad olla Coca-Cola omanik, siis seda aktsiat ostad. Kui sa ei taha, siis sa seda ei tee. Et arvata, et siin on ainult mingisugune mäng ja spekulatsioon, et palju keegi sulle homme selle aktsia eest rohkem maksab või aasta pärast, et see on selline spekulatiivne vaatenurk, aga eelkõige peaksid sa lähtuma ikkagi sellest, et sa omad seda, et see, kui aktsiad on buumis ja nendest makstakse hetkel näiteks rohkem, see on üks küsimus,
aga samamoodi nende aktsiate eest võidakse mingi aeg maksta vähem, kui turud on languses, aga ütleme, sinu huvi, kui sa kogud, investeerid endale pikaajaliselt, näiteks ütleme 10 aasta perspektiivis või vanaduspõlveks isegi, siis sa peaksid mitte laskma häirida sellest, et mida turud täna hetkel täpselt teevad, vaid lihtsalt ostma aktsiaid, mis sulle sobivad. Ja kuidas neid aktsiaid leida? Mina soovitaksin sulle osta lihtsalt SB500, et kui sa ei ole sellest kunagi kuulnud, siis SB500 on USA 500 sellist kobedamat firmat ja suuremat koondav indeks, kuhu võetakse sisse ainult parimad performijad, kes seda kasvu suudavad teha ja kellel ei ole need mingisuguseid näitajaid, mis oleksid liialt riskantsed, et näiteks Elon Muski Tesla oli seal nagu ääre peal, siis ta sai sinna sisse, kuna neil ei olnud kasumlikkust ennem, et ühesõnaga need firmad on siis läbinud mingi kadalipu ja jõudnud sinna SP500-sse ja sina võid neid südamerahuga osta, sellepärast kui sa usud maailma ja USA majandusse nagu jätkuvusse, siis ütleme viimase 5-6 aasta jooksul on see tootlus olnud vist umbes 10,9%. Et see on see, mida see on nagu no-brainer, et sa lihtsalt ostad, hoiad ja sa usud lihtsalt üldiselt nagu majandused. Miks ma ei soovita üksikaktsiaid sulle osta, nagu see Coca-Cola näide oli, lihtsalt sellepärast, et sa võtad väga suure riski nagu ühe firma või näiteks 4 firma raames, ja kõik need fondid, kes pakuvad aktsiatesse investeerimist, et ma peast arvan, et enamus üle 90% neist maailmas pikaajaliselt kaotavad SP500. Et kuidas see võimalik on? Ära küsi, on ju, see on nagu nali, et kuidas see võimalik on, aga eks tegelikult peamiselt sellepärast, et lihtsalt nad võtavad vahelt seda raha, mis kulub juhtimistasudeks ja see rikubki selle ära, et SP500 on madalate haldustasudega, kuna see on lihtsalt indeks, seal ei ole mingit juhtimist. See on lihtsalt jagatud raha ära kõikide nende 500 firma vahel ja sa ostad nagu sellise suure korvi ja sellepärast kindlasti soovitaksin sul seda teha. Et omaette teema on Eesti aktsiad, kas nad on riskantsemad, kuidas siin ei ole järelevalvet nii head, ja meil ei ole nii pikalt arenenud turud, aga samas on tore Eesti majandusse panustada, aga ma sellele ei taha pikemalt rääkida, kuna ma ei ole aktsiate investor ise, et ma olen kinnisvara investor. Ja siis ma jätkakski hea meelega kinnisvaraga, et kinnisvaraga on inimestel selline arvamus, et see kukub kohe kokku, et seda ei ole mõtet osta, et äkki sisenen turule siis, kui see on just kokku kukkunud, kui see on juba pidu lõppenud ja sa sisened täpselt õigel ajal. Et see kõlab ka nagu hästi, aga seda on väga raske teha, sellepärast, et turg ajastada on väga keeruline, et palju rohkem ja kasulikum on sinu jaoks, kui sa investeerid iga kuu või perioodi tagant natukene, et sa ei lase ennast sellel turutsüklilisusel häirida, sellepärast, et kinnisvara põhimõtteliselt on nagu toorainete kogum, et see koosneb, ütleme, kivi, maa, tööjõud, klaas, puit, mis iganes materjalid. Et kui sa mõtled sellest niimoodi, siis ütle mulle, milline neist sisenditest odavamaks läheb järgmise näiteks 5 või 10 aasta jooksul. Et ma arvan, et mitte ükski, et tööjõud on ikkagi kallim, maa hind tõuseb, need lihtsalt eurost trükitakse juurde ja see kinnisvara väärtus lihtsalt tõuseb, sinna ei ole midagi parata. Kui sa nüüd lühiajaliselt hakkad seda spekuleerima, et äkki sul on kasulik siseneda mingil teisel hetkel kui praegune hetk, siis sa võid selles mõttes kaotada lihtsalt, et kui sul on näiteks 4 tõusuaastat või 5 tõusuaastat praegu ees, aga sina arvad, et turud kukuvad kohe kokku ja sa siis võtad enda rahad nagu turult välja ja sa ei osale turul, siis sa lihtsalt pärast on sinna väga raske tagasi saada, kui hinnad jooksevad sul lihtsalt kogu eest ära ja sina ei ole nende pealt tulu teeninud. Aga kus kinnisvaras see tulu tuleb, et peamiselt 2 allikast, renditulu number 1 ja number 2 kinnisvara väärtuse kasv. Et sellepärast minule meeldib kinnisvarasse investeerida, et esiteks see turg ei ole nii täiuslik kui aktsiatel, et sa võid leida mingi kinnisvara kuskil nurga taga, mida teised ei tea täpselt, mida seal teha saab või sa tead sellest pisut rohkem.
ja sa saad müüjalt näiteks ka allahindlust vahest küsida, kui sul näiteks 10 objekti, mida sa proovid osta, üks nendest sobib, küsid sealt alla, küsid kõigilt alla, aga ühelt neist saad alla. Et aktsiatega see ei ole võimega, aktsiates on nagu info läinud nii täiuslikuks, et see on nagu sellise päris lähedal nagu sellisele perfect market nagu olukorrale, kus sul kõigil turuosalistel on täpselt ühesugune informatsioon, näiteks sellest Coca-Cola aktsiast, tulude väljavaatest, revenue kasvust, et selles mõttes väga raske on seal kedagi nagu lüüa sellega, et sa tead midagi rohkem, aga kinnisvaraga on see seniajani võimalik, kuna sa tead oma kodukanti, oma kodulinna, neid inimesi, kes seda rentida soovivad ja see raha juurdekasv selle pealt, et sa rendid seda välja, on üks asi, aga see juurdekasvu pealt, et see hind kallimaks läheb, on lihtsalt paratamatu, kuna eurosid ja dollareid tuleb süsteemi kogu aeg rohkem. Mis veel inimesed mõtlevad investeerimise juures, et äkki pank investeerib nende eest seda raha, et ma ei pea seda ise tegema, et see on väga halb mõte jällegi seepärast, et kui sa võtad see samas SP500 või ostad endale kinnisvara, rendid välja ja vaatad, mis see tootlus tuleb, siis see kindlasti tuleb rohkem, kui sa lihtsalt lased seda kuskil suures institutsioonis, korporatsioonis seda raha hoida ja teenindada ja siis nad võtavad sealt haldustasusid, et see ei tule kindlasti sinu jaoks kuidagi parem tootlus. Ja siis inimesed mõtlevad veel tihti selle peale, et äkki kogun mingi suurema summa kokku ja ostan siis seda kinnisvara. See on ka nagu mõistlik mõte, aga miks meie lõime selle enda fondi, Vau.com usaldusfondi sellepärast just, et me investeerisime ka ise ja kui me märkasime, et sel hetkel, kui sa kogud seda raha alles kokku, et siis osta see suurem tükk seda kinnisvara, näiteks pool kelle 2 peale või üksinda terve, siis sel hetkel seda kinnisvarast sa raha teenida ei saa. Et sellepärast me otsustasime, et oleks seda parem teha koondudes ühtekokku. Et ütleme, see osa läheb nüüd juba reklaami alla, et olla aus, et juhul kui sul on huvi investeerida väikeste summade kaupa kinnisvarasse, siis vaata www.vau.com meie kodulehte, et võib-olla sa tahaksid olla meie partner ja meiega seda koos teha. Aga ma arvan, et maailmas on ka päris palju võimalusi, kuidas kinnisvarasse investeerida väikse ampsu kaupa nagu see SP500, et sa saad iga kuu sinna mingi 100 eurosid panna, et on kinnisvarafondid. Aga lihtsalt sa võiks jälgida seda, et need fondid oleks hästi madalate haldustasudega ja võiksid vaadata, kui palju nad minevikus on teeninud, et nad ei maksaks endale teenus- ja haldustasusid, mis on tegelikult läheb sinu tootlusest nagu kõrvale. Ja kokkuvõttes, kui sul see video meeldis, siis vajuta like nuppu, see aitab meil YouTube'is sealt rägastikust läbi minna paremini, siis tuleb meil uusi vaatajaid ja siis võib-olla saame indu, teeme veel videosid ja kellel meie fondi vastu huvi on, külastage meie kodulehte ja helistage mulle näiteks. Aitäh!